No nii, austatud akadeemiline auditoorium, et mina lubasin rääkida kehasuuruse evolutsioonilisest ökoloogiast ja räägin ka. Ja väike meeldetuletus sissejuhatus, mis sai see evolutsiooniline ökoloogia selline on, ja see on üks selline teadus, mis küsib küsimust miks. Evolutsioonilised ökoloogid küsivad, miks näevad elukad välja, nagu nad näevad, ja miks nad elavad nii, nagu nad elavad. Näiteks võime küsida, miks konn on roheline ja miks on kajaka kurnas 3 muna, kui me nii küsime, oleme evolutsioonilised ökoloogid. Nii, ja muidugi küsimust, miks saab küsida väga erinevas mõttes ja viisil, aga antud juhul see tähendab küsimus, miks on samaväärne küsimusega kuidas, ehk me küsime seda, et kuidas on miski tunnuse väärtused sellisteks evolutsioneerunud, nagu me neid näeme. Nii, ja usume, et looduslikul valikul on suur osa vastuses sellele küsimusele ja seetõttu on evolutsiooniline ökoloogia eelkõige teadus looduslikust valikust. Me tahame looduslikku valikut mõista ja seda mõõta. Nii, ja harva on meil see õnn, et me saame seda looduslikku valikut ja selle poolt põhjustatud evolutsiooni otseselt jälgida ja mõõta. Nii, ja enamasti peame piirduma sellega, et me uurime selle evolutsiooni tulemust ja kui me nii teeme, siis me rakendame nii nimetatud optimaalsusparadigmat. Me usume seda, et selle uuritava tunnuse väärtus on jõudnud oma optimumini. Nii, kus siis kohasus ehk kohasus on maksimaalne ja seda saab graafiliselt esitada siis sellisel viisil, kuskil mingisuguse tunnuse väärtuse korral on kohasus maksimaalne ja selles kontekstis evolutsiooniline seletamine tähendab siis seda, et me eelkõige küsime küsimust stabiliseeriva valiku kohta, küsime seda, et miks siis looduslik valik ei soosi neid, kellel see tunnuse väärtus optimumist erineb ja lükkab seda tunnuse väärtust sinna optimumi poole tagasi, kui ta sealt miskipärast hälbima peaks. Nii, ja siis kehasuuruse evolutsiooniline ökoloogia mõistagi siis küsib seda, et miks on elukad just nii suured, nagu me need näeme, võib-olla olete tähele pannud, et kõik elukad ei ole sama suured. Nii, aga mis on veidi üllatav, et see ülesanne on ootamatult raske ja ootamatult raske on siis pakkuda evolutsioonilist seletust vaadatavatele kehasuurustele, suurelt osalt selle pärast, et kehasuurus mõjutab kõike enam-vähem. Nii, kehasuurus mõjutab elukate suhteid nende siseruumiga. Et millised füsioloogilised lahendused mingisuguse suurusega eluka jaoks töötavad, mõtleme näiteks vereringe peale, nii kehasuurus mõjutab elukate suhteid nende välisruumiga, ehk kuidas nad seal välisruumis liikuda saavad ja ei saa. Nii, ja kehasuurus mõjutab elukate suhteid ajaga, sest et kui oled putukas, kes peab oma elutsükli ühe suvega läbima, siis sul ei ole aega kasvada väga suureks. Nii, veidi ökoloogilisema poole pealt mõjutab kehasuurus suhteid söödavaga, kes siis meie elukale süüa sünnivad ja kes mitte, ja kehasuurus mõjutab ka suhteid sööjatega, keda peab kartma ja keda ei pea, ja viimasena on siis välja toodud viljakus, mis on tegelikult kohasusega kõige lähemalt seotud tunnus ja viljakus sõltub paljudel elukatel keha suurusest. Nii, ehk kehasuuruse evolutsiooniline ökoloogia ei ole väga lihtne just seetõttu, et siin neid arvesse võetavaid asju on kole palju. Nii, aga kui me oleme evolutsioonilised ökoloogid ja tahame kehasuurust uurida, me alustame sellest, et me kõigepealt joonistame siia ajatelje, joonistame siia kehasuuruse telje, visandame miski kasvukõvera ja küsime seda, et milline on siis kasvu lõpetamise ja sigima hakkamise aja ja vastava kehasuuruse optimaalne kombinatsioon. Küsime, miks tasub kasv lõpetada just siin ja mitte natukene hiljem. Nii, ja sellistele küsimustele vastatakse siis optimaalsusmudelite abil. Nii on siis vaja nii suuremaks kasvamise kasud kui ka suuremaks kasvamise hind tuleb siis matemaatiliselt väljendada ja matemaatikud oskavad teatavasti optimeerimisülesandeid lahendada. Nii, ja selliste mudelite klassikalised eeldused
klassikaliste selliste mudelite eeldused on siis sellised, et eelkõige suur olemise kasu seisneb suuremas viljakuses, aga ka madalamas hetkelises suremuses, seda nii kasvaja enda jaoks kui ka tema järglaste jaoks. Nimelt usutakse, et kui kasvad suuremaks ja tugevamaks, annad ka parema stardipositsiooni oma järglastele. Nii, ja suur olemise hind seisneb eelkõige kõrgemas kumulatiivses suremuses, kui sa kasvad kauem, on sul väiksem tõenäosus sinna suguküpsusse üldse jõudagi. Nii, ja nüüd paneme tähele seda, et sellised eeldustega mudeleid on ehitatud eelkõige emaste jaoks, isaste jaoks asjad on keerulisemad ja spetsiifilisemad. Isase kohasus sõltub eelkõige edukusest sugulises valikus, nii, ja seal nende olukordade kirjusus on nii suur, et üldiseid mudeleid on raske teha. Nii, ja kui nüüd tulla selle tänase kevadkooli teema juurde, mis on 50 ja 50 aastat, siis võib öelda, et vot niiviisi hakati mõtlema umbes täpselt 50 aastat tagasi. Nii küsimus selles, et vastusena küsimusele, et siis mis 50 aastat tagasi oli. Nii, ja selliste mudelitega tõesti saab seletada mõnedel juhtudel keha suurust ja meie siin Tartu Putuka ökoloogidega oleme seda teinud Viljapuu tupslase näitel. Ja Viljapuu tupslane on siis selline tore liblikas, kellel on koledad tiivutud emased, aga selle eest ilusad värvilised röövikud. Nii, ja kui me tahame Viljapuu tupslase keha suurust seletada, nii siis siin see probleem sünnib siin sellest, et tema see seos munetud munade arvu ehk siis viljakuse ja keha massi vahel on väga tugev, samas liblikaröövikud kasvavad ka väga kiiresti, nad võivad suurendada oma massi 30% päevas ja nende kahe asja kokkupanemisel on väga raske mõista, miks ei tasu siis kasvada näiteks päevakese võrra kauem, nii sa kasvad väga palju suuremaks, saad väga palju rohkem mune, looduslik valik peaks seda igati soosima. Nii, ja selle tasakaalustamiseks me peaksime eeldama umbes 30% suuremust päevas, nii, mis on selgelt ebarealistlik, sest et ükski populatsioon ei saa püsida, kui see suremus nii suur on. Nii, ja siin pakub siis lahenduse positiivselt suurusest sõltuv suremusrisk, nii, mis on tõepoolest olemas. Nii, ei ole ebarealistlik arvata, et just nimelt kõige suuremate, aga mitte väikeste röövikute korral võib see päevane suremusrisk tõesti 30% läheneda ja kust me seda teame, me oleme seda ise uurinud, oleme eksponeerinud kunstlikult järele tehtud röövikuid päris lindudele päris Eesti metsas ja seda kaudu sellest asjast selgus saanud. Nii, ja tupslasel tõepoolest me saame keha suuruse sellise mudeliga enam-vähem rahuldavalt ära seletada, aga siin on ka tegemist lihtsa erijuhuga. Nii, ehk siis tal on siis tugev korrelatsioon, nagu räägitud, viljakuse ja keha massi vahel, aga samas me ei leidnud mingit keha suuruse mõju munemisedukusele, munade koorumisedukusele, valmikute suremusele ja samuti muna suurus ei sõltu keha suurusest. Nii, ja seetõttu neid arvesse võetavaid kohasuse komponente on selle looma puhul väga vähe, sellepärast et vaadake, mis loom see on, tiivutu emane, ta ei lahkugi oma selle nukukookoni pealt ja muneb oma kõik munad sinna. Nii, aga selliste keerulisema käitumisega targemate loomade puhul on see vist enamasti liiga raske ülesanne kõiki asjalikke kohasuse komponente arvesse võtta, uurida nende sõltuvust siis keha suurusest ühekaupa. Ja seetõttu üldiselt loobuti 50, 40, 30 aastat tagasi selliseid liigipõheseid mudeleid tehti, aga sellistest loobuti võib-olla sellepärast, et see asi tunnistati liiga keeruliseks. Nii, ja mis siis selle asemel tehti? Nii tehti seda, et tehti teoreetilisemaid mudeleid ja uuriti üldisemaid mudeleid, uuriti seda, kuidas sõltub keha suurus millestki. Nii, ja seda siis eelkõige plastilisuse kontekstis, ehk siis uuriti keha suuruse determinatsiooni optimaalset reaktsiooni normi. Ja mis asi see on?
teeme jälle seda, et joonistame siia ajatelje, joonistame kehasuuruse telje, vaatame, et see noor loom kasvab meil aeglaselt, temal järsku tasub siis kasvamine lõpetada siin, kiire kasvu korral tasub see kasvamine lõpetada siin ja kui me kõik sellised punktid joonega ühendame, saamegi siis selle kehasuuruse determinatsiooni reaktsiooni normi ja siis selliste tööde põhiküsimus on olnud see, et millise kujuga on need optimaalsed kehasuuruse determinatsiooni reaktsiooni normid. Ja sellistest teoreetilistest mudelitest võib neid saada vastavalt siis eeldustele üsna erinevaid. Need on teoreetiliste mudelite tulemused. See optimaalne reaktsiooni norm võib näha välja selline ja teistsugune. Nii see on see teoorias, aga reaalses looduses on siis asjad lihtsamad ja tundub nii, et seal tugevalt domineerivad sellised negatiivse tõusuga ja mitte lihtsalt negatiivse tõusuga, vaid ka siis nõgusad reaktsiooni normid, mida siis sellele vastavalt nimetatakse ka L-kujulisteks reaktsiooni normideks. Nii ja meie Tiit Tederi eestvedamisel uurisime seda asja üle kõigi putukate, leidsime, et putukatel tõepoolest sellised reaktsiooni normid on üldlevinud ja kui mitte triviaalsed. Nii, ja eks on ka seega sellise reaktsiooni normi negatiivne tõus on igav, nii, aga seevastu siis positiivne tõus on huvitav ja seletamist vajab nähtus. Ehk siis sellist negatiivset tõusu võime pidada vaikimisi olukorraks, mis ei vaja edasist uurimist ega tähelepanu ega ka kommentaare. Küsimus on hoopis selles, millal ja miks siis tasub siis mõnikord nende reaktsiooninormidel olla positiivse tõusuga, mis siis tähendab seda, et selle kasvamiseks kulutatud aja ja saavutatud kehasuuruse vahel on positiivne korrelatsioon. Ja võib-olla kõige selline intuitiivsem vastus sellele küsimusele on see, et niiviisi tasub teha, see tähendab väiksena ja kiiresti kasvamine lõpetada siis, kui on oodata mingisugust õnnetust. Nii, ja putuka jaoks võib see õnnetus olla toidu otsasaamine, mõtleme parasitoidi peale, kes võib oma peremeesputukat tühjaks süüa, nii, aga uut peremeesputukat tema otsima minna ei oska ega suuda, nii tasub väiksena ja kiiresti ära nukkuda. Nii, samamoodi mõtleme vees elava putukavastse peale, temal võib see õnnetus tabada mitte enam toitu, vaid keskkonda üldisemalt, see lombikene võib tal ära kuivada, milles ta seal elab. Nii, aga on ka selliseid veidi huvitavamaid variante, näiteks kui on positiivne seos kisklusriski ja kasvukiiruse vahel, sellist olukorda väidetavalt esineb kaladel, kui on kalapoegadel palju süüa, siis on ka põhjust arvata, et sinna ka röövkalad kogunevad. Nii, ka selline olukord siis selekteerib selliseid positiivse tõusuga reaktsiooni norme. Nii, ja selline eraldi olukord on siis rühmaefekt putukatel, mis siis tähendab seda, et neid näiteks liblikaröövikuid, kes muidu kasvavad ühekaupa, aga kui neid panna mitmekesi koos kasvama, nemad teevad ka niiviisi, et need rühmas koos kasvavad elukad lähevad vara nukkuma väikese nukukaalu juures ja see on asi, millega me oleme tegelenud ja tegeleme siin oma töörühmas edasi. Nii, siis on veel vastused temperatuurile, mis putukate puhul on valdavalt positiivsed, nii ehk siis tekitavad positiivset korrelatsiooni lõppkaalu ja lõppsuuruse ja kasvamiseks kulutatava aja vahel, aga see on siin nüüd suur teooria omaette ja sellest ei jõua siin rääkida. Nii, ehk siis sellisel plastiliste muutuste puhul on selline negatiivne seos arenguaja ja saavutatud kehakaalu vahel triviaalne, seletamist ei vaja, aga evolutsiooniliste muutuste puhul on see asi teistpidi. Seal on lõppsuurus ja kasvuaeg tavaliselt positiivselt seotud, nii ja näiteks, et putukate puhul on emased enamasti suuremad kui isased ja oleme mitmetes töödes näidanud, et emased kulutavad ka kasvamiseks rohkem aega, positiivne seos kasvuperioodi pikkuse ja lõppkaalu vahel.
Nii samamoodi, kui on tegemist populatsioonidega, kus on erinev keha suurus, seal on samamoodi suuremaks kasvavatest populatsioonidest pärit putukad kasvavad ka kauem. Nii ja sageli on see ka nii erinevaid, kui võrrelda erinevaid põlvkondi ühe aasta, ühe suve seeseks. Ehk siis seal evolutsioonilise muutuse puhul on siis selline positiivne korrelatsioon arenguaja ja lõppsuuruse vahel, see triviaalne, kui ta miskipärast on teistpidi, on see huvitav ja seletamist väärt. Nii, veidi teises keskkonnas, kontekstis tähendab see positiivne seos seda, et kasvukiirused suurt ei erine, alternatiivne variant oleks see, et suuremaks kasvatakse suurema kasvukiiruse tõttu, aga sellist asja on harva. Nii, ja nüüd võtame siis need asjad kokku, ehk siis kui me uuesti joonistame ajatelje, kehasuuruse telje, iga punkt sellel tasandil, siis on üks võimalik kasvu lõpetamise otsuse hetk ja siis me näeme seda, et evolutsioonilised muutused toimuvad meil selles asjas piku sedatelge, aga plastilised muutused vastusena siis näiteks toiduressursi varieerumisele toimuvad piki risti olevat telge, et see on siis selle meie üldistus ja kokkuvõte mitmetest meie sellesuunalistest töödest. Nii, ja vaatasime 50 aastat tagasi, katsume nüüd vaadata edasi ka. 50 aastat edasi päris ei oska vaadata, aga ehk juba lähemas tulevikus võiksime mõelda selle peale, et tuleme tagasi selliste juhupõhiste, liigipõhiste mudelite ja seletuste juurde, et võiksime siiski osata vastata küsimusele või vähemalt tahta vastata küsimusele, miks siis miski loom on nii suur, nagu ta parajasti on. See on selline triviaalse võitu küsimus, aga fundamentaalne siiski. Nii, ja mis siis teadusest puudu on, et sellisele küsimusele vastata? Üks oluline asi on puudu, on rahuldav piirangute käsitlus selliste mudelite piires ja raames, nii et võime neid tutvustatud mudeleid võime nimetada demograafilisel optimaalsusel põhinevateks, mis siis tähendab seda, et see kohasus tuleb siis kokku suremusest ja sündimusest, mis on ju ometi demograafilised parameetrid. Nii, ja sellistesse piiranguid kas ei kaasata üldse või nad on sinna kaasatud absoluutsetena. Ehk siis mingi asi kas on võimalik või siis ei ole võimalik. Ja selline lähenemine väga produktiivne ei ole. Neid piiranguid peaks vaatlema pideval skaalal, nii mõni asi on piirangum, mõni on vähem piirangum, nii ehk siis neid piiranguid peaks kuidagimoodi pideval skaalal kvantifitseerima. Ja üks viis, kuidas seda teha võiks, on vaadata piirangud kui tegelikult valikusurvet, mille tekitavad sellised tegurid, mis tulevad väljaspoolt meie seletusskeemi. Meie seletusskeem on praegu see demograafilise optimaalsuse tagaajamine, nii, aga näiteks füsioloogiapõhised valikusurved tulevad siis väljaspoolt, nad on meie seletusskeemi seisukohalt on nad piirangud, aga laiemalt vaadates on need samasugused valikusurved ja neid võib kvantifitseerida samamoodi nagu muid valikusurveid. Sellist asja nagu väga ei ole selles kontekstis tehtud. Nii, ja teine viis on siis piiranguid kvantifitseerida, on siis mõõta evolutsioonilise muutuse kiirust. Nii me ei pruugi teada, mis selle piirangu taga füsioloogiliselt on, aga me võime siiski fenomenoloogiliselt näha, et miskisugune tunnus, miskisugune seos evolutsioneerub väga aeglaselt. Nii, ja tänapäeval on nüüd avanenud võimalused seda tõesti teha, nii mühinal tuleb juurde fülogeneesi puid, mille põhjal seda tüüpi tähelepanekuid, arvutusi teha saab, ja just alates tänasest on siis early view ehk siis esma avaldatud on siis Erki Õunapi suurel tööl põhinev vaksikute fülogenees. Me oleme saanud vaksikute fülogeneesi puusse kõik Põhja-Euroopa liigid lõpuks,
nii, ja see näitab, need värvid näitavad siin keha suurust. Ja mis me siit näeme, nii see asi on ehmatav, me näeme siit seda, et keha suurus on fülogeneetiliselt väga konservatiivne tunnus, vaksikud tekkisid kuskil 80 miljonit aastat tagasi, nii see ringi raadius on 80 miljonit aastat ja me näeme, et nende elukate keha suurus on püsinud üsnagi muutumatuna viimased paarkümmend miljonit aastat küll, nii mis siis on hea uudis selles mõttes, et seda piirangutugevust saab niiviisi kvantifitseerida küll, aga ehmatav on ta selles mõttes, et kas me siiani oleme üldse uurinud õiget asja, nii mulle jõudis kohale see, et kui aeglaselt tegelikult sellised tunnused evolutsioneeruvad, nii 20 miljoni aastaga ei muutu suurt midagi ja see tekib küsimus, kas meie kogu eksperimentaalne töö evolutsioonilise ökoloogia vallas, kas sellel on üldse mingit mõtet, me ei uuri tegelikult seda, mis evolutsioonis tegelikult toimunud on. Selle üle ma olen natukene ehmatanud, see võttis mind mõtlikuks, aga küll mitte pessimistlikuks. Ma arvan, me saame hakkama usutavasti ka järgmised 50 aastat, nii kui 50 aasta pärast keegi on, kes selliste asjade peale mõtleb, pole paraku üldse kindel. Nii, aga seniks siis reklaamin peatselt ilmuvat raamatuartiklit, mille siis tendentslik lühikokkuvõtte see ettekanne oli ja mis peaks selle aasta lõpupoole valgust nägema. Aitäh! Nii, terve saal on ehmatanud nägusid täis. Kalevi tahab kohe jagada seda. Suurepärane ja mõtlema panevat lugu nagu sinult alati. Ata, sa ütlesid alguses 2 olulist eeldust. Üks eeldus see, et me usume, sa ütlesid, et looduslikul valikul on siin suur roll. Ja teiseks me usume, et need tunnused on jõudnud optimumini. Nii, tähendab, eriti see viimane tulemus, eks ole, paneb mõtlema ka nende eelduste võimaliku kehtivuse peale. Minu enda vaade asjale, selle oma kogemusest, ma ei kasutaks neid eeldusi ja mõtleks selle peale, et me putukaid on maailmas igast suurust, võiks öelda. Nii järelikult saab olla igas suuruses ellu jääda ja kenasti elada. Nii, see tähendab, ei ole üldse põhjust mõelda selle üle, et see suurus, mis on miskis mõttes optimaalne. Pigem, eks ole, kui me mõtleme nende piirangute kaudu, siis me saame öelda, et on, eks ole, enda suurust võrdlemisi vähe võimalusi muuta. See, mis on, sellega nüüd organismil on küllalt palju võimalusi samal ajal leida omale natukene teistsugune niss oma ümbruses, eks ole, ja ökoloogiliselt ta on hoopiski plastiline, selles mõttes, et leida omale koht, kus on parajasti surevus niisugune, et jääb ellu. Nii, ühesõnaga, ja säärasel juhul loodusliku valiku roll võib olla tõepoolest täiesti teisene selle antud nähtuse juures. Siin, eks ole, põhimõtteliselt nõus, et me võime seda nagu pikaaegses toimuvat vaadata ka, eks ole, niiviisi, et nad väga ei muutu, või nad otsivad endale, eks ole, kohta. Seda on ka mõeldud, aga siin on nagu kaks nagu kommentaari. Ühelt poolt on see, et kui nüüd defineerida piirangut nii nagu mina siin ette panin, eks ole, see, et nad ei evolutsioneeru suuremaks, see on ka valik, see on tõenäoliselt mingisugune füsioloogiapõhine valik, eks ole, miks nad seda nagu teha hästi ei saa, aga teiselt poolt, mida ma ei jõudnud siin välja tuua, et siin on tugev konflikt selle vahel, et kui me teeme kunstliku valiku katse, nii, siis on paarikümne põlvkonnaga võimalik muuta nende keha suurust 15-20%, eks ole. Nii, ja see on väga palju suurusjärk, et
teine asi kui see, mis reaalselt juhtunud on. Ja need kaks asja tuleb kuidagi peas kokku viia, et miks see nii on. Nii, see oli väga tore kuulata seda, aga mul tekkis selline küsimus, et mida sa nüüd uurid, sa uurid keskmisi loomi ökosüsteemis ja keskmisest ma kardan, et on väga raske välja saada, kui seal on olemas kõrval äärmused, kes panevad paika selle keskmise stabiilselt olema, ehk see suured loomad, seal linnud ja saurused ja nii edasi, need seal kõrval on kogu aeg olemas, aga see keskmine, see on stabiilselt paigas, tal ei ole võimalik suuremaks muutuda, tal pole võimalik väiksemaks muutuda, et nagu selline asi ja selline muutus võib toimuda hüppeline alles siis, kui toimub see ökosüsteemine kollaps, ehk see on siis seesama nüüd see 60 miljonit aastat tagasi, eks ole, on olnud väga stabiilne ühtne olek ja nende vaksikute puhul, nad on olnud stabiilses uusaegkonna ökosüsteemis elanud ja nagu ei ole põhjust muutudagi. No seda, et mis siin juhtub järgmise ökosüsteemide kollapsi käigus, seda me võib-olla saame näha. Nii, aga ühesõnaga sa mõtled seda, eks ole, keskmist nagu üle liikide või liikide vahel, eks ole, selles mõttes ma vaidleks vastu, et siin meil on selgelt selline plastilisust arvestav ja reaktsiooni norme arvestav lähenemine, et me ei väida, et nad liigi sees oleks see kuidagi sama see või. Aga teise mõõtmega organismide puhul, nad on teise ökonismi juba hõivanud ja sinna sisse trügida ei saa suuremaks või väiksemaks kehamõõtmega ökonismi, aga saab ka plastiliselt reageerida selles tervikkoosluses enda kehamõõtme piires. Et see kehamõõt on nagu üks nii-öelda ökoloogiline parameeter suures süsteemis, mis on siis tervikuna liigirühmale omane kollektiivselt. Nii, hea meelega arutaks suga seda õhtul edasi. Teeme nii. Diil.